sina kui kunstiteos. Fibit 6. kuni 8. märtsini Viru Keskuse aatriumis. Ma olen tegelenud moeillustratsiooniga üllataval kombel ainult mõned aastad, sellepärast, et tegelikult ma olen tegelenud illustratsiooniga küll üle 20 aasta, aga moeillustratsioonile ma fokusseerisin umbes 3 aastat tagasi, kui tuli kutse sellele esimesele Põhjamaade moeillustraatorite näitusel osalemisele. Ma käin palju kunstinäitustel ja mind inspireerivad väga Eesti kunstnikud, näiteks Evald Okase tušijoonistused, Kaido Ole tööd mind väga inspireerivad alati ja kui ma oma seda uut moeillustraatori käekirja hakkasin kujundama, siis minu suur inspiratsioon oli Aavo Keerend, Eesti graafik, ja tema käest ma näppasin või nagu võtsin nagu temast inspiratsiooni, just üks uus tehnika, mida ma polnud varem kunagi teinud, nagu švammiga nagu sellised varjude topsutamine, mis mulle väga endale meeldib. Ja sellised geomeetrilised vormid on ka nagu temast inspireeritud hästi. Aga mulle üldse meeldib selline geomeetriline kunst. Kuigi need tegelased tunduvad samad, et ma just nägin kuskil mingeid oma vanemaid töid mingis vanas telesaates, ma just vaatasin ja vaatan, et tüübid on nagu samad enam-vähem, õnnelikud hüppavad inimesed, sellised pikad sääred ja sellised nagu sama nagu karakteri tüüp, aga tegelikult nad on ikkagi muutunud läbi aja, et kui ma tegin sellist moeillustratsiooni, siis ma avastasin enda jaoks nina, et vanasti kui ma tegin raamatu illustratsioone ja üldse nagu ajalehtede jaoks illustratsioone, siis mu karakteridel kunagi ei olnud nina ja nad olid sellised nagu lapikud pannkoogid ja siis kui ma hakkasin moeillustratsiooni tegema, siis ma leiutasin sellise kubistliku nina, mis nagu eendub kuidagi näost nagu geomeetriliselt eemale ja üldse nagu vanasti nagu inimesed olid mul nagu normaalse inimese värvi, aga nüüd nad on sellised sinised, punased, kollased. Kevadisele illustratsiooni-näitusele ma kavatsen teha midagi enda jaoks uut ja huvitavat, sellepärast, et kui sa alustad uut projekti, siis alati see peab enda jaoks ka huvitav olema, nii et ma proovin avastada mingisuguseid uusi tehnikaid ja mingisuguseid uusi dimensioone ja võib-olla moetuuled tulevad kevadel sellised lehvivad ja sellised avaramad ja ma arvan, et värvilisemad, et ma ei ole selline suur retrofänn, et mulle meeldivad rohkem sellised nagu sportlikke asju miksida elegantsete asjadega ja võib-olla meeste riideid panna naiste garderoobi ja ühesõnaga nagu mugav ja selline moodne ja modernne. Minu stiliseeritud moeetendus saab rääkima õnnelikust ja mugavast elust, kus on just nimelt need samad mugavad jalanud, mugavad riided, kott, kuhu mahuvad asjad ära ja võib-olla riided on üsna lihtsad, aga ütleme aksessuaaridega, kuidas saab muuta oma välimust pilku püüdvamaks või nagu põnevamaks.